Täna on 6. juuni, me oleme EGCC golfi klubi hoone ees, ma istun siin kivi peal. Siin kivi peal pidi olema selline vaimne uss ka, meil on ju tähtis aasta ka siin koha peal. Ja minu kõrval on Mait. Mait on selline inimene, keda võiks kõrvalt jälgida ja vaadata, mis ta on kõigepealt ära teinud, millest ta on ilma jäänud ja kaotanud, aga on üks asi, mida ta ei ole kaotanud ja see on iseennast. Tere, Mait! Tervist! Vastab see tõele, kuidas see iseenda mitte kaotamine, aga pidev iseenda uuesti leiutamine tegelikult elus käib? No see käib niiviisi, et tegelikult ikkagi peavad olema mingid raskused, mingid kannatused ja siis sa taipad, et sa pead enda käest küsima, kes ma olen. Ja siis, kui sa otsid sellele vastust, siis sa tegelikult leiad selle vastuse ja tõused järgmisele tasandile. Ja siis juhtub jälle seesama asi ja sa jälle küsid enda käest, kes ma olen. Ja niiviisi ongi sul kogu aeg selge pilt ja sa ei kaota ennast ja sa lähed edasi, arened. Kas sa võid täna öelda ka kõik need juhtivad kohad, kõik need ettevõtted, kõik need majad, lausa 500 vist kokku ja siis need langused. Rõõmsam on ju tipus olla, aga kas lõppkokkuvõttes tagantjärgi vaadates need langused siiski õpetavad kõige rohkem? No, absoluutselt. Tipus olla ei ole üldse hea. Mulle meeldib see protsess, need väikeste sammudega läheneda sinna tipule. Ja kui sa tippu jõuad, siis see on asi tehtud ja no nii nagu on, kõik käib sinu soidi mööda, et see on absoluutselt selge, et pärast seda toimub langus ja sa niikuinii hakkad tegelema mingite uute projektidega, asjadega, hakkad jälle hakkad väikeste sammudega rühkima edasi. Et mina armastan seda protsessi. 10 aastat tagasi me vestlesime siin golfiväljakul, siis ilmus ajakiri Golf veel paberkandjal meie tiimi poolt ja kui me siia sinuga juttu ajama tulime, siis mul oli üks küsimus, et kui keegi oleks sulle öelnud täpselt, mis sind ees ootab, kui sa hakkasid seda golfikeskust arendama, et kas oleks selle teekonna ette võtnud? No nüüd on sellest saanud juba, ehitatakse uut väljakut, elamumesse on olnud edukas vähemalt esimestel päevadel siiani. Kas sa kõik selle võtaks uuesti ette? No esiteks seda, ega ma seda ise ei teadnud, ega keegi teine ka ei teadnud. Et seda tegelikult ma ei usu, et oleks leidunud selline inimene, kes mul oleks suutnud seda kirjeldada, kui palju ma pean tööd 20 aasta jooksul tegema. Aga nagu ma siin just ütlesin, et see protsess mulle meeldib. Et mul on väga hea meel, et mul on olnud iga päev väljakutseid, iga päev, iga hommiku silmad säravad, tõusen üles, kirglikult lähen tööle. Mul on täpselt see unelmate töökoht ja kui sul on oma lemmik töökoht, siis ei ole tähtsust, kui palju sa seda tööd teed, mis kell sa seda tööd teed ja kui kaua sa seda teed. See töö annab sulle selle energia, et järgmine päev jälle teha. No ma käisin asja kontrollimas ka, üks päev enne elamumessi avamist sõitsime siia, vaatasime, et kuidas siis Mait tööd teeb ja teeb tööd niimoodi, et kädipõll on ees, see näeb välja selline nagu titepõll, eks ju. Ja kui nägi, et kuskil oli silt viltu, siis läks ja pani selle sildi ja veits vandus ka ja ütles, et kuidas saab nii viltu neid asju panna. Kui kuskil oli vaja kivi tassida, siis võttis ühte kätte ja teise kätte ja viis need ka õigesse kohta. Kas juht peab teadma koristaja tööd, et ta tegelikult saaks aru, mis sellel territooriumil, ettevõttes, organisatsioonis või ehitusel toimub? No absoluutselt. Ja väga tähtis on, et sa suhtled ka koristajaga. Sul peab olema nii lai amploa, et sa pead oskama suhelda nii koristajaga kui ministriga või presidendiga. Ja sa pead olema mõlema puhul sama veenev, sama vaba
sama enesekindel, et sa pead jääma iseendaks. Aga mul on väga palju olnud neid häid hetki elus, kus ma jõuan mingile objektile õhtul kell 6, kell 7, töömehed on läinud, ma lähen vaatan, mis päeva jooksul tehtud ja see on koristaja ja ma saan koristajaga rääkida. Te kindlasti olete kuulnud seda ka, et kui tahad teada, kas sinu uutest tuttavatest või võiks saada sõbrad tulevikus, siis mine nendega restorani ja vaata, kuidas nad käituvad teenindajatega, kui keegi milleski eksib või midagi teeb. On see headuse märk? Ma ei taha nüüd ennast ise heaks inimeseks nimetada, aga räägime siis teistest. Nojah, kui inimene elab nii, et tal on lihtsalt kas või üks põhimõte, et ta üritab olla iga päev hea inimene. Sellest täiesti piisab. Muud polegi vaja, siis tuleb välja. No räägime nendest headest inimestest ka ja elamumessi raames sellest koostööst, mis siin sündis. Nendel päevadel, kui ma siin käinud olen, mul on olnud tunne, et see on see uus Eesti ja see on midagi sellist, see on üks näide uuest võimalikust Eestist, kus sünnib koostöö raskel ajal, kus kõik tundub võimatu. Aga siis on üks mees, kes käib ja koputab kõikide uste taga ja need esimesed uksed läksid ju kõik kinni. Aga räägime nendest, kelle uksed kinni ei läinud. Kes oli esimene mees, või naine, kelle Mait Schmidt ära rääkis, et see mess tuleb ja et see mess õnnestus. Hakkame sest esimesest inimesest pihta. No ma ei tea, kas ega ma täpselt ei mäleta. See oli ikkagi juba mitu aastat tagasi. Aga ma ei ole sellega üldse nõus, et ma nüüd üksinda olen siin midagi nii suurt teinud, et need on sajad inimesed, kes pühendusid, kes lahendasid selle ülesande ja andsid oma parima, ja ehitasid valmis ühe maja, kaasaegse maja. Kaasasid teised inimesed, arhitektid, konstruktorid, insenerid, haljastajad ja tegid sellise maja, mida nad julgevad näidata kõikidele inimestele. Nendel ei ole häbi, see maja töötab, see maja toimib. Paari aasta pärast, kui on siin järgmine elamumess, siis me saame nende käest ka andmed, kas need majad on, kui energiatõhusad nad on, kui efektiivsed nad on. Ja kõik, et siin, no okei, ma olin nagu dirigent ja seda te teate ka kõik, et kui dirigendil ikka orkestrit ei ole, siis seal muusikat ei tule. Ja siin on samamoodi, et kõik need töötajad, see oli minu orkester. Ja kui ka on orkester ja muusika tuleb, siis on vaja ju kuulajaid või pealtvaatajaid. Ja täna on suur rõõm, et rahvas tuleb, rahvas naudib ja vaatab. Et nende jaoks on see kõik tehtud. Et samuti nagu sümfooniaorkestril, kui ikkagi orkestrit keegi ei kuula, siis veidi kurb tunne. Ehk siin on täpselt sama. Et selge see, et igal pool elus keegi peab dirigeerima, peab juhtima. Aga kõik on võrdsed, kõigil on see võimalus ja muidugi ma olen ülimalt õnnelik, et need inimesed kõik tulid kaasa. Lõpetuseks, me oleme Maitu nende päevade jooksul mitu korda nutmas näinud. Väga emotsionaalses tänulikkuse seisundis. Mille eest sa kõige rohkem täna, 6. juunil 2025, tänulik inimesena oled? No kõik need inimesed on ju uskunud minusse. Nad on olnud nõus tulema ka minuga kaasa, aitama, andma oma parima. Ja see koostöö, et keegi ei suuda üksi mitte midagi teha. Et
ja loomulikult, kui nüüd täna need külastajad tulevad ja kallistavad ja tänavad ja ütlevad, et see on tõesti midagi palju-palju rohkemat, kui nad lootsid. No tõesti, ma olen emotsionaalne inimene, ma ei suuda oma tundeid varjata. Ja ma ei häbene, kui tuleb ka see nutt, las ta tuleb, ma ei häbene seda. Aitäh, Mait! Aitäh eeskujuks olemast ja aitäh selle vestluse eest!